üks väike jalutuskäik linnas. Ühe sõnaga lapsed või vähemalt 50% nendest läksid magama. Ja mina lähen tegema turististaffi. Ehk et ma lähen otsin üles ühe turistinänni poe, kus ma eile käisin ja vaatab, mis sealt saab. Praegu on tänavad natuke vaiksed. Ma arvan, et tegelikult neil on siesta aeg. Aga turistipood peaks ikka lahti olema. Ja see oli ikka päris hea mõte siia tulla, et siin see jõuluvärk on kõik ilusti mööda läinud. Et väga siin ei ole sellist meeleheitlikku jõulude tähistamist, mis on väga meeldiv. Et mingid dekoratsioonid ja asjad on kohati väljas olnud, aga no sellist asja ei ole, et oktoobri lõpus saati on, ma ei tea, poodides mingid jõululaulud ja mingid haledad asjad. Et business as usual. Ja ilm on ka väga hea olnud. Seda me oleme mujal juba vist rääkinud ka. Aga selline täpselt mõnus 20, natuke rohkem. Siin lastakse ilusti üle. Ja väga lahe maja. Selline 20 kraadi ja natuke peale, ehk et 23-24. Ja see on täpselt selline temperatuur, millega saab väljas aktiivselt ringi liikuda ja vajadusel 20 kilost last tassida. Vaat inimesed istuvad, naudivad oma lõunasööki. Ja mina jalutan ranna poole. Ülla märkamatult ma olen jõudnud randa. Siin on vesi ära kadunud ja paari tunni pärast peaks olema suhteliselt maksimaalne tõus ka. Nii et suht huvitav. Ja mingid kivid ja asjad paistavad. Inimesi ikka on, aga hommikupool oli rohkem ja õhtul on ka tavaliselt rohkem olnud. Et ma ei tea, kõik peavad siestat. See jäätise koht, siin on isegi 2 inimest täna. Eile oli nagu mega pikk järjekord, nagu mega pikk. Aga ma võib-olla vaatan, mis siin on. Nii, ma käisin vahepeal jäätist ostmas. Un cono pequeño con tee verde. Kuidagi maailma kõige hullema aktsendiga sain ostetud, see hispaania keeles. Ja nüüd ma tulin vaatama, mis siin rannas enne seda toimub, kui tõusulained peale tulevad. Nägin mingit lahedat kala ka. Vaatan üle ääre alla korraks. Mingeid krabilisi on siin hästi palju. Päris pikalt käia. Ma lähen vaatan nüüd, kuidas ma tagasi saan. See oli väike jäätisega. Ma ei tea, ma ei jõua enam jäätis süüa väga palju. Kõht saab jube ruttu täis. Lapsed on nagu teoreetiliselt selles mõttes head, et tahavad kõike maitsta ja alati on lootus see, et kui sa ei jõua enam süüa, siis nad söövad lihtsalt lõpu ära. Nii, aga nüüd ma lähen otsin selle turistipoe üles ja vaatab mingit odavat nänni. Mõõn on just läbi saamas, kerge tõus ja kus mina lähen ujuma. Vaatab, kuidas siis vesi on. Tegelikult on ühe korra öös juba käinud, aga noh, ütleme, et tegelikult minu jaoks on ikkagi jõusalt jahe see värk, eriti vesi.
tavaliselt ma eelistan vetemine siis, kui see on 28-29 kraadi. Noh, nii nagu Hiiumaal tavaliselt suvel on. Siin kass. Rand. Siit saan ma pärast jäätist. Aga praegu läheme edasi. Sest miks ma siia tulin? Miks ma just sellest kohast välja tulin? On see, et vaadake, kui madal vesi siin on. Siin on nagu siuksed kaljud. Esimene eesmärk mul siis praeguseks on siin käia. Op. Hästi huvitav maa. Kusjuures päris soe on. Kelly oli siin käinud. Ta ütles, et siin oli päris mitte libe. Ja tõepoolest siin on täiesti mitte libe. Ma ise kartsin, et siin on... Oh. Jah, siin kus on ära kuivanud pealt, siit on nagu täitsa okei käia. Kus on natuke märg, oli halvem. Ise natuke vette jalgu pidi. Tuli ujumas käidud. Läks palju paremini kui arvasin. Ma tegelikult mõtlesin, et ma ei jõuagi lõpuks vette, et küll kuidas see on, et vesi tuleb ja siis see lihtsalt ei saa märjaks. Aga käisin vees, väga õnnelik enda üle. Nüüd ma olen aasta viimasel päeval ka vees käinud. Siis mida ma nägin? Nägin kalu selliseid, vähemalt nii pikad kalad olid vees. Nüüd oli terve parv seal. Et huvitav, nii ranna lähedal on. Mida veel? Ma nägin mingi kajakapesa oli. Et seal kivide peal ma arvan tajutasid, sest see uputab üle mingi poole tunni pärast. Vette mineku koha suhtes laineid ei olnud. Ma arvan, et ma võtsin liiga madala vee või see, et ma siin nagu kivide vahel olen. Sellepärast ei olnud praegu laineid. Et kui ma ükspäev varem proovisin vette minna, siis olid ikkagi sellised paarikümne sentimeetrised lained, et palju lihtsam oli vette minna. Ja muidu inimesed täitsa palju, vees on täitsa palju, rannas on täitsa palju. Täitsa tore oli. Veest kaugemale vaadates oli näha, kuidas kaugemalt lained tulevad. Aga noh, ega nad ükski nagu minuni ei jõudnud, et lahtusid nagu ennem ära. Eks ta ole, nüüd hakkab tõust olema, et siin hakkab vaikselt meri tõusma. Ja siin võiks ju näha, kuidas seal kivi peal inimesed ronivad ja kuidas selle suure riifi peal inimesed ronivad. Seal olid see kajakapesa, ma ei tea, kas on nii kaugelt näha, aga noh, võib-olla on. Et inimesed on lossi ehitanud. Nüüd siis kuivatan ennast ära, kuigi päikese käes on juba päris soe. Ja siis ostan enda veetist ja siis tuppa tagasi. Muidu, mida ma oma asjadega tegin, siin on eks ju see ranna jalutusmuul. Ja siis ma lihtsalt panin enda asjad siia muuli vastu äärde. Siin mingid inimesed istuvad ümber ringi. Vaatasin kindlasti rühmast mitte väga kaugel, et keegi juhuslikult ära ei tõmbaks. Et muidu siin tundub hästi turvaline, et ma tegelikult arvan, et ka randa lähemale pannes poleks keegi mul riided ära tõmmanud. Tomo Arigato, Mr. Gelato. Veel üks huvitav asi siin jäätise müügi kohta. Ükskord varem tulime kella 12 ajal hommikul jalutama. Vaatasime, et jäätisi kohta läks lahti, me jätki jäätissuma. Kogu plats oli tühi. Ja siis müüja tuli ka välja ja ütles, et jah, et praegu oli liiga vara veel, meil pole jäätis valmis. See tähendab seda, et nendes kohtades, paljudes vähemalt, nad teevad nagu ise uuesti iga hommik jäätis. See on head värske kindlasti, aga see on hea, kui ise tehakse. Ei ole mingi poekraam, aga huvitav, et jah, et kui mõtle, kui ei ole valmis, siis see tähendab seda, et neil on nagu 5 jäätisaparaati või 10 jäätisaparaati, et korraga nagu kõik kohad erinevad valmis saavad. Karbitäis jäätist on 8.50. Black coffee to go. To go. Black coffee. Yes, one black coffee to go. And also this sucker. Yes, this one, yes. And then one ice cream. Ice cream? Yes. Bora. Bora. Yes. Sain tellitud. Võtsin siis musta kohvi, sakeri tordi, Bora ja siis Bora on siis smoothie ja siis ühe jäätise. Sain tellimuse kätte. 82 on mujalin.
võtsin siis jäätis, smuuti ja kohvi. Smuuti oli nagu üleliiast, sest see ei mahu mul kuidagi kätte ära. Nii et ma filmida ei saa. Ja jäätis juba surab, kole. Mõtlesin, nii soe on. Aga muidu väga okei. Jääti kohta koha peal öelda, et see on enda kõige kuulsam jäätis. Ma siis maitse järgi ma ütleks, et see on lihtsalt jäätis, kui on suures kogus nutellat sisse saandud. Et muidu nagu täitsa tavaline jäätis otsas. Käte olukord läks palju paremaks. Isegi kohvi on natuke jahtunud, enam ma kohe kõrvete käsi sellega ära. Tellisin suure kohvi. Ma ei tea, kas see on suur kohvi või. Tundub nagu mingi pisi kohvi olevat, et ma ei usu, et see päris suur kohvi on. Kohe on tellis tagasi ka.